Järgmiseks selliseks plokiks, millest ma tahaksin rääkida, on siis teabenõuded ja nendele vastamine. Teabenõue, mis see kõigepealt on? Teabenõue on teabenõudja poolt seaduses sätestatud korras teabevaldajale esitatud taotlus teabe saamiseks. Võiksime ju siin mõelda, et ükskõik, mida ma küsin asutuselt, siis on teabenõue. Tegelikult tuleks seda sätet vaadata koos paragrahviga 3, mis ütleb, mis on avalik teave. Tegelikult saab teabenõude korras küsida asutuse valduses olemasolevaid dokumente, millest mul on võimalik teha koopia ja teile väljastada. Kus ma ei pea täiendavalt hakkama mingisuguseid asju koguma ja selle alusel mingit uut dokumenti koostama. Selleks on ka see vastamistähtaeg niivõrd lühike 5 tööpäeva, et reeglina ei ole vaja teha täiendavaid toiminguid, ongi võtta ühest dokumendist koopia ja see edastada. Tihti muidugi tuleb ka see läbi vaadata enne, et me ei saa ka nii-öelda pimesi võtta dokumentidest koopiaid ja väljastada, et üle hinnata, kas seal on äkki mingisugust teavet, millel on piirang ja me sellepärast ei saa seda dokumenti täies ulatuses väljastada. Või siis on tal mingisugused lisad, mida ei tohi väljastada, et see eeldab ikkagi ka dokumentide ülevaatamist, isegi siis, kui nendele on kehtestatud piirangud või on jäetud piirangud kehtestamata. Enne väljastamist tuleks ikkagi üle vaadata, sest võib olla tegemist kas eksimusega, võib olla piirangu alus ära langenud või mida iganes, et igal juhul tuleb kontrollida seda teavet, mida te väljastate. Reeglina võiks olla teabenõue siis niimoodi, et palun väljastage mulle mingisugune dokument, juhend, leping ja edastada see minu e-posti aadressile. On üks tüüpiline teabenõue, mille peaksite kohe ära tundma, et sellisel puhul on siis tegemist teabenõudega. Ka andmekogudest on võimalik küsida väljavõtteid, aga see on jälle see, mis eeldab siis seda, et mul on võimalik teha selline väljavõte, nagu küsitakse ja see väljastada. Tihti on igasuguseid kirju edastatud asutusele, mis on võib-olla 5 lehekülge juttu ja pealkiri on teabenõue. Mis siis sellega teha? Kõigepealt ütlen, et lugege korralikult läbi. Miks ma seda ütlen? Ütlen seda sellepärast, et seal 5 lehekülje jutu sees võib olla üks lause, palun edastage mulle dokument X. Mis tähendab seda, et tegelikult see 5 lehekülge kirja sisaldab ka teabenõuet. Kui te vastate nendele teabenõuetele, oletame, et seal ei ole seda X dokumendi küsimist, aga lihtsalt pealkiri on teabenõue ja 5 lehekülge juttu tahetakse selgitusi, siis ärge vastake sellele kunagi vastust teabenõudele. Siin on tegelikult ka teabenõudjate harimise küsimus, sest sellega nad eeldavadki, et ükskõik, mida ma küsin selgitusi või mida iganes ongi tegemist teabenõue. Vastakegi et tegemist on selgitustaotlusega, vastus selgitustaotlusele. Kui te nüüd ei jõua sellele 5 tööpäevaga vastata sellele dokumendile, mille pealkiri on teabenõue, siis tuleb 5 tööpäeva jooksul öelda, et tegemist ei ole teabenõudega, et tegemist on ka selgitustaotluse märgukirjaga või avaldusega, mille vastamistähtaeg on siis hoopis pikem. Aktiivne kodanik, esitades teabenõude, loodab saada selle 5 tööpäeva jooksul vastust. Ja kui tema selle 5 tööpäeva jooksul vastust ei saa, siis 6. päeval ta kaebab meile. Et vältida neid lihtsalt arusaamatusi ja kaebusi, tuleks siis ikkagi öelda talle 5 tööpäeva jooksul. Ei saa lugeda vastuseks seda, et te ütlete, et tegemist ei ole teabenõudega, mis on need automaatvastused, mis ütlevad, et kui te küsite dokumenti, siis on teabenõue, kui te küsite selgitusi, siis on selgitustaotlus. Inimene seda tavaliselt ei loe. Tema eeldab, et minul oli teabenõue, mis siis, et teie seal kirjutate mida iganes, see on ikkagi reeglina teavitus sellest, et asutus on selle dokumendi kätte saanud, aga mitte teavitus sellest, et kas tegemist oli teabenõude või selgitustaotlusega. Kodanik ei pea oskama seda hinnata, peab seda oskama hinnata asutus. Kui nüüd räägime väljavõtteid andmekogudest, siis siin võivad üsna tihti olla ka erikorrad, kus ei saagi lihtsalt teabenõude korras küsida, andmekogu põhimäärus eriseaduse alusel sätestab teistsuguse korra andmete väljastamisel. Vaat sellisel juhul avaliku teabeseadus ei laiene. Võtame siit näiteks ühe registri, mis võiks olla liiklusregister, mis ütleb, et andmeid saab ainult õigustatud huvi korral.
Kui teabenõude korras me ei pea ütlema, milleks me teavet soovime, siis sellisel juhul tuleb seda ikkagi põhjendada, mis see õigustatud huvi on, sest vastaspool peab, või mitte vastaspool, vaid ütleme siis registripidaja peab hindama, mis see siis õigustatud huvi on ja kas see on selline õigustatud huvi, mille puhul saab andmeid väljastada või ei saa. Sest keeldumise korral siis tema peab seda ka põhjendama ju, miks ta teile seda teavet ei väljasta. Kas teabenõudel peavad olema vorminõuded? Tihti teabevaldaja jätab teabenõude täitmata, ütleb, teabenõue on allkirjastamata ja te pole põhjendanud, miks te seda teavet soovite. Tegelikult ei pea, teabenõue on täiesti vormivaba, kuna küsitakse ju teavet, mis on kõigile avalikuks kasutamiseks, siis ei pea seda põhjendama, miks ma seda teavet soovin ja ei pea ka teabenõue olema allkirjastatud. Siiski mõned erisused siin on. Nagu ma ütlesin, et näiteks liiklusregistri puhul, kus on seadus ette näinud õigustatud huvi, puhul ainult teabele juurdepääsu, siis sellisel juhul tuleb tõepoolest põhjendada, miks seda teavet soovitakse. Allkirjastada tuleb teabenõue siis, kui me soovime dokumenti täies ulatuses, mis sisaldab nii kas meie piiranguga isikuandmeid või kolmandate isikute piiranguga andmeid. Seda põhjusel, et igal isikul on ju õigus saada juurdepääs enda piiranguga andmetele, mitte kolmandate isikute omale. Ja kui dokument sisaldab ka meie piiranguga andmeid, me võime küll eeldada, et ma ju küsin iseenda kohta käivaid andmeid, aga väljastaja peab aru saama, et see olete teie, kes küsib enda kohta käivaid andmeid. Sest mina võin ka pahatahtlikuna öelda, et mina olen seesama Mati Maasikas, kelle kohta ma andmeid küsin, aga pärast tuleb välja, et ei olnud üldse selle Mati Maasikaga tegemist ja vastutab ju andmete väljastamise eest teabevaldaja. Sellisel juhul saab küsida siis allkirjastatud kujul, kui on digitaalselt allkirjastatud, on võimalik isikut tuvastada. Kui nüüd on tulnud tavaallkirjaga see asi, kui on kahtluse asutusel, et kas see ikka oli see inimene, siis võib ju kohale kutsuda teabe väljastamiseks ja et üle anda, et veenduda, et see inimene on konkreetne inimene, kes neid piiranguga andmeid soovis. Kui inimene ei allkirjasta seda asja, tähendab nüüd teabenõuet üldse ei täideta. Sellisel juhul neid andmeid, mis on piiranguga, ei väljastata, aga ülejäänud osas võib-olla, mis on 3 lehekülge muud teksti, millel polegi piirangut, tuleks see dokument väljastada. Teabenõue tuleb seaduse järgi registreerida siis saabumise või sellele järgneval tööpäeval. Seadus lubab jätta ka teabenõude registreerimata, kui sellele vastatakse viivitamatult. Mis tähendab siis viivitamatult vastamine? Peaks siis koheselt nii-öelda nagu teabenõue tuleb, minema vastus välja. Siin võib olla tõepoolest selliseid asju, kus küsitakse, et kas näiteks on vastu võetud X dokument. No on võetud vastu dokument, ise ta võib-olla isegi dokumenti ei taha. Aga meie oleme öelnud, et kui on jah, ei vastus, siis tuleks seda ka lugeda ikkagi teabenõudeks, et üsna tobe on olukord, kui 5 tööpäeva tuleb oodata seda vastust, et kas see dokument on, või tähendab 6 aega, kui me loeme selle selgitustaotluseks, et 6 aega tuleks siis oodata seda teabenõude vastust või seda selgitustaotluse vastust, kas teil on see dokument ja siis küsime selle dokumendi ja siis antakse 5 päeva jooksul välja. Et need jah, ei vastused peaks ikkagi minema ka siis nii nagu teabenõude vastamise korral 5 tööpäeva jooksul vähemalt välja. Tegelikult loetakse ju ka suuline teabenõue teabenõudeks. Ka see võib olla seesama küsimus, et kas teil on konkreetne dokument või kelle poole ma peaks siis pöörduma, kui juba kelle poole, siis on, ütleme küll selgitustaotlus, see eeldab nagu rohkem, aga kui ma küsin ka, et kas see dokument on olemas, ütlete samas telefonis, et jah, see dokument on meil olemas, võib-olla küsitegi veel, et kas soovite saada seda dokumenti, et oma olemuselt võib ka seda lugeda teabenõudeks. Loomulikult selliseid asju ju keegi ei registreeri ega ei dokumenteeri. Küll aga tuleks dokumenteerida sellisel juhul, kui inimene helistab ja küsibki mingi dokumendi koopiat. No loomulikult telefoni teel ju talle seda väljastada kohe ei saa ja teabenõudele vastamine ei eelda ka dokumentide ettelugemist. Sellisel juhul tuleks see protokollida, registreerida ja vastata siis talle. Kindlasti ma soovitan alati ka registreerida sellised teabenõuded, millest peaks, kus väljastatakse kellegi isikuandmeid ja kust jääb siis jälg maha, et kellele need andmed on väljastatud. Sest pärast ei ole ju võimalik enam, kui igaüks nii-öelda väljastab ja registreeri neid dokumente, kellele kellegi isikuandmeid on edastatud, ei tea pärast enam keegi.
et sellised asjad tuleks siis nii-öelda registreerida. Keeldumise alused. Põhimõtteliselt on need sätestatud avaliku teabe seaduse paragrahvis 35 on need juhud, kui dokumendid on piiranguga, mis ei tähenda muidugi jälle seda, et tervet dokumenti ei saa. On ka mõned sätted, mis panebki tegelikult piirangu tervele dokumendile, eelkõige on need sellised sätted, menetlussätted. On nad siis kriminaalmenetluses kogutud teave või ka järelevalvemenetluses kogutud teave, kus dokumendid on siis piiranguga kuni menetluse lõpuni. Selle eesmärk on eelkõige see, et kolmandad osapooled ei saaks sekkuda menetlusse ja häirida menetlust, vaid menetlejal oleks võimalik erapooletult see menetlus läbi viia. Ka enamikul puhul, kui sisaldab osaliselt piiranguga teavet, siis tervesti keelduda ei saa, jäetakse väljastamata siis ainult see osa teabest, millele siis piirang kehtib. Keeldumise alused iseenesest on ära toodud paragrahvis 23. Et näiteks kas ei ole asutusel sellist dokumente, mida küsitakse, on üks keeldumise alus või sama teave on juba eelnevalt talle edastatud, ta küsib teist korda sama asja, aga ei ütle, miks tal seda teist korda vaja on. Et seal on päris mitu sätet, millisel puhul siis on teabevaldajal õigus teabenõude täitmisest keelduda. Kui nüüd tuleb teabenõue ja me täpselt ei saa aru, mis asja teine pool sealt tahab. Võib-olla on selline segane, võib-olla tahab ühte dokumenti, ei ole kindel ka kas seda, siis tuleks küsida üle, millisel juhul või millist dokumenti ta soovib ja kuidas siis sellele dokumendile oleks parem juurdepääsu võimaldamine. Loomulikult igat teabenõuet ei pea üle küsima, et me reeglina ikkagi vastame teabenõuetele nii, nagu nendest on võimalik aru saada. Aga kui tekib kahtlus või ei ole arusaadav, siis tuleks üle küsida ja kui sellisel juhul isik ei suuda meile selgitada, mida ta tahab, siis on ka see üks keeldumise alus, et pole arusaadav, millist dokumenti või teavet ta tahab. Keelduda võib ka siis, kui see teave on tegelikult avalikustatud kuskil, kas siis veebilehel, dokumendiregistris või ükskõik kus kohas mujal, mis on avalikult kättesaadav. Sellisel juhul võib siis keelduda teabenõude täitmisest, kuid tuleb juhatada teabenõudja teabe juurde, kus ta on avalikustatud. Praktikas olen näinud seda, et öeldakse, et mine otsi dokumendiregistrist, mis ei ole kindlasti õige. Dokumendiregister on üsna lai, mitmete aastate mõistes, tegelikult inimene ei pruugi teada, kus ja millal või millise sarja all või kuhu see registreeritud on, võib-olla ei oska ka korrektselt dokumendiregistrit kasutada. Tihti ka dokumendiregistri otsingumootorid ei tööta korrektselt. Sellisel juhul tuleb ikkagi anda viide konkreetsele dokumendile, numbri täpsusega, kust ja mille alt ta siis on leitav, et inimene saaks sellega tutvuda või kui veebilehel on, siis veebilehe aadress, kus teave on avalikustatud. Et sellisel juhul on siis võimalik täita. Teabenõue tuleb täita ka tegelikult teabenõudja poolt soovitud viisil. Kui mina soovin saada teavet oma e-posti aadressile, siis tuleb see ka minu e-posti aadressile edastada, ei saa öelda, et tegelikult tule vaata siin, et ma ei taha sulle teda välja anda. Selleks peab olema oma põhjus, miks ta välja ei anna seda. Üheks põhjuseks võib olla muidugi see, kui tihti planeeringu dokumendid, mis on väga suures mahus, mida ei olegi võimalik võib-olla koopiat teha. Sellisel kuhul, kas ei ole sellises mahus koopiamasinat või tahame, et CD-plaadile mingit teavet saada, aga asutusel ei ole võimalik seda kopeerida sinna, siis need on võimalused, millisel juhul võib soovitud viisil keelduda, sest selleks ma ei pea minema ostma uut koopiamasinat, et selles formaadis, mida keegi nüüd tahab saada, et oleks väljastatav. Et on ka olnud öeldud, et ma võtan need dokumendid, lähen teen ise sellest nii-öelda kuskil mujal selle koopia, see ei ole teabenõude täitmine. Kui te kokkuleppele saate ja on võimalik, sest võite ju lasta seda teha, aga siin on küsimus, et kas asutuse dokumente kolmandatele isikutele väljastada pärast ei saagi neid tagasi, mis siis saab. Et kui palju te siin usaldada saate neid inimesi, et see ei ole kindlasti teabenõude täitmise mõte ega ese. Et kui ei ole, siis võib sarnasel viisil keelduda, aga tuleks pakkuda siis teist võimalust, kas siis ongi üks võimalus, et tule tutvu koha peal näiteks. Kui nüüd, nagu enne ütlesin, et võib siin olla 5 lehekülge juttu ja üks sama lause, et soovin seda
dokumenti ka saada, meil on teatud inimesed, kes praktiseerivad seda lausa, et vaadata, kui täpselt asutused neid dokumente loevad ja kaebavad siis, kui teabenõue on täitmata. Tihti võibki olla nii, et see selgitustaotlusele vastamine võtab aega, aga see teabenõue tuleks sealt sellisel juhul 5 tööpäeva jooksul ära täita, see dokument väljastada ja ülejäänutele, mis on siis selgitustaotlus, öeldagi, et vastame teile 30 päeva jooksul. Iseenda kohta teabe küsimine ja teabenõue. Et millest siis nüüd aru saada, mis on mis ja millise seaduse alusel siis nüüd vastata tuleb. Kõige lihtsam võib-olla seda vahet teha on see, et nagu ikka ütlen jälle, lugege läbi, mida küsitakse. Kui soovitakse tervet dokumenti, kus on võib-olla nagu asutuse korraldus, on muud teavet ka peale selle isikuandmete või isiku kohta käivat teavet, siis reeglina on tegemist selgitustaotlusega. Kui inimene küsib ainult enda kohta käivaid andmeid, nagu millised andmed teil minu kohta on asutuses, siis on see enda kohta andmete küsimine. Kui enne üldmääruse jõustumisest ei olnud erilist vahet sellel, kumba pidi küsiti, sest mõlemile oli vastamise tähtajaks 5 tööpäeva, siis nüüd on erisus selles, et enda kohta andmetele vastamise aeg on 30 päeva või 6 aega seaduse kohaselt, aga teabenõudele tuleb siis 5 tööpäeva jooksul vastata. Kui nüüd küsitakse teavet, mida teabevaldajal endal ei ole teabevaldaja valduses. Seadus ütleb, et tuleks välja selgitada, kellel on ja edastada teabenõue sinna täitmiseks. No kui me teame, siis me ilmselt saame seda teha, ütleme, et ma tean, et vastav dokument on teisel kas siis asutusel, küsitaksegi ka võib-olla teise asutuse dokumenti minu käest ja mul ei ole seda dokumenti, tean, et teisel asutusel on, saadan sinna ja teatan siis teabenõudjale, et ma olen edastanud sinu teabenõude täitmiseks sellele asutusele. Kui ma nüüd ei tea, kas kellelgi üldse seda on, loomulikult ma ei hakka küsima kõikidelt Eesti riigi asutustelt, kuulge, kas teil on nüüd sellist teavet, et mul tuli nüüd selline teabenõue. Et sellisel juhul jääb ta muidugi täitmata, et teil ei ole teada, kas on kellegil seda sellist teavet ja te ei saa vastata seda. Kui me küll teame, et näiteks ongi teisel asutusel selline teave, siis meie teabenõude, kuigi teabenõue tuli nüüd meile, meie ei pea seda teavet teiselt asutuselt hakkama selleks välja küsima, et sellele teabenõudele vastata. Selleks ongi just nimelt see, et me edastame selle, mitte ei hakka küsima seda teavet välja. Loomulikult muidugi, kui te seda soovite teha, ega keegi ei karista teid selle eest, et te olete väga aktiivne olnud ja kõik ilusasti ära täitnud selle 5 tööpäeva jooksul, aga kohustust selleks ei ole. Kui nüüd dokumendid sisaldavad piiranguga andmeid, mis on üsna tavapärane, et dokumendid sisaldavad ka piiranguga andmeid, kas siis nüüd jätta teabenõue täitmata. On üsna palju asutusi, kes ütlevad, et sisaldab piiranguga teavet, me ei väljasta teile seda. Ei saa jätta täitmata. Siin on jälle see kohustus, et katame kinni need andmed, mis on piiranguga ja ülejäänud osas väljastame teabenõudjale. Loomulikult, kui üks dokument tuleks kinni katta nii, et jäävad alles ja ning ega ehk või, siis ilmselt sellisel täitmisel ei ole mõtet. Aga kui ikkagi mingisugune mõistlik osa teavet saab väljastada, siis tuleks see ka väljastada. Tihti on ka niimoodi, et teabenõude täitmisest keeldutakse sellele alusele ja öeldakse, et see ei ole see teave, mis on AFTS paragrahvis 28 sätestatud. Teabenõude korral ei ole see üldse oluline, mis seal AFTS 28 on. Selles mõttes jah, kui ta on seal nüüd avalikustatud ja selle peale tuleb teabenõue, te võite jätta väljastamata ja öelda, et minge vaadake meie veebilehelt see teave, muidugi kui ta on teil seal avalik. Aga teabenõude ulatus ei piirdu selle teabega, mis on 28, mis asutusel tuleb oma algatuslikult väljastada. Teabenõudega võib küsida ükskõik millist asutuse valduses olevat teavet. Muidugi jälle, kui on õigus seda saada ja ei ole piirangut peal, et seda ei väljastata. Oleme kohanud ka vastuseid, et me ei väljasta teile seda teavet, teil puudub teadmisvajadus. Teabenõude korral ja avaliku teabe puhul ei ole asutusel õigus otsustada teadmisvajadust, kui seadus ei näe ette, et teavet saab küsida ainult õigustatud huvi korral.
See, mida keegi selle teabega teeb või miks ta seda küsib, seda ei saa asutus kontrollida. Kuna tegemist on avaliku teabega, siis peaks olema ta ju kõigile avalik ja otsustada seal, et kas ma siis nüüd tahan anda või ei taha anda välja, ei ole üldse küsimus teabenõude täitmisel. Et on ka tihti olukordi, kus siis nii-öelda öeldakse, et teate küll, et mul on see teave, aga ma ei taha mitte seda välja anda, et mis ma nüüd teen. Need ei ole mitte harvad küsimused meile. No kui ei ole alust piirata, siis ei saa ka meie öelda, et hea küll, jäta siis täna andmata. Et siis tuleb ta ikkagi anda, et ainukene keeldumise alus saab ikkagi olla siis, kui on piiranguga, mida ei tohi anda. Proovime siis nüüd vahet teha, aga mis on siis selgitustaotlusel, teabenõudel ja märgukirjal. Kui isik taotleb asutuselt teavet, olgu ta siis ükskõik mis pealkirjaga seal pealkirjastatud, mis nõuab selgituste andmist. Tähendab, ma pean hakkama vastust kirjutama, dokumenti koostama. Või kui ma siis küsin andmekogust väljavõtteid sellisel kujul, mis nõuab siis eelnevalt päringuid tegemist ja mingisuguse tabeli koostamist. Ühe näitena võib siin tuua, kus isik ütleb, et palun väljastage mulle sellest andmekogust, milles on näha isiku nimi, kuupäev, võib-olla elukoha aadress, mingid summad ja võib-olla veel mingid muud andmed. Tehke mulle selle tabel nende aastate lõikes. Kui ei ole sellest andmekogust võimalik sellist tabelit teha, ja need andmed võivad seal kõik olemas olla ja üksikpäringutega ma saan need andmed ka kokku, aga selleks, et ma saaksin seda teabenõuet täita, ma peaksin tegema võib-olla mitusada päringut, et seda tabelit panna. Vot selline teabenõue loetakse ka selgitustaotluseks, mis tähendab, et eelnevalt tuleb andmeid koguda ja süstematiseerida, et sulle üldse vastata. Loomulikult siin võib olla tegemist ka suure mahuga, et kui ikka 3 päeva pead enne andmeid korjama, ennem kui sa selle tabeli kokku saad panna, siis võib ka keelduda sellest puhul, et tegemist on suure mahuga. Aga jah, selgituste andmisega, et kui siin on näitena ka tõin, et palun selgitage, miks, kuidas, milleks dokumendis on mingisugune juhend või asi või kuidas sellisel korral asutus on käitunud, mis tähendab, et asutus peaks hakkama oma tegevuse kohta selgitusi andma ja ühtegi dokumenti selleks ju väljastada ei ole kuskilt võtta, vaid ma peangi kirjutama reeglina seda vastust. Sellisel puhul on tegemist selgitustaotlusega ja selle vastamise tähtaega on juba 30 päeva. Mis siis see märgukiri veel on? Et tihti need kõik tekitavad inimestes segadust, et mis siis miski on. Märgukiri on tegelikult see, kus inimene annab asutusele teavet, et kas midagi on valesti või soovib midagi, et tehke teistmoodi, et võib-olla niimoodi on asi parem. Meil on üsna sage märgukiri see, et vot selles asutuse dokumendiregistris ei avalikustata selliseid teist või kolmandat suguseid dokumenti, kuigi neil ei ole piirangud kehtestatud. Ühesõnaga juhitakse tähelepanu sellele, mille üle meie teeme järelevalvet. Iseenesest ei pruugi rikkuda selle isiku õigusi, aga ta vaatab, et see tegevus, mida see teine asutus teeb, ei ole seadusega kooskõlas ja annab siis järelevalveasutusele märku, et võib-olla peaks vaatama selle asutuse teabe avalikustamist, et kas see on seadusega kooskõlas. Lisaks sellele, et inimesed saavad esitada teabenõudeid, on neil õigus esitada taotlus ka enda andmete saamiseks. Selline õigus tuleb isikuandmete kaitse üldmääruse artiklist 15. Ja seal on 2 erinevat nõuet. Esiteks saab inimene küsida selgitusi, et mis tema andmetega tehakse. Kas need üldse on kogutud, mis eesmärgil on kogutud, kui kaua säilitatakse, kas kellelegi edastatakse. Ja teine nõue on see, et ta saabki küsida siis koopiat enda andmetest, mis tähendab sisuliselt seda, et kõik andmed, mis asutusel tema kohta on, tuleks siis välja anda. Aga tuleb silmas pidada seda, et see koopia väljastamine ei tohiks kellegi teise õigusi kahjustada. Näiteks, et kui e-kirjas mainitakse teda, siis veel kedagi teist ja võib-olla kolmandat ja äkki käib isegi kellegi ettevõtte ärisaladus sealt läbi, siis temal on õigus saada ikkagi ainult enda kohta käivaid andmeid. Et see ei ole selline salatee, et kui minu nimi kuskilt salajasest dokumendist läbi käib, et siis see tähendab, et ma pean saama kogu dokumendi. Ikkagi ainult see, mis käib tema kohta, on see siis üks lause, lõik või pool dokumenti.
muidugi ei ole keelatud anda tervet dokumenti välja, kui seal ei ole midagi sellist, mis kedagi teist kahjustab, aga seda tuleb siis iga kord eraldi hinnata. Nüüd, kui te sellise taotluse saate inimese käest, siis tuleb silmas pidada, et üldmäärus näeb ette sellele vastamiseks 30 päeva või 1 kuu. See on siis oluliselt pikem aeg kui teabenõudele vastamisel. Aga kui nüüd inimene ise on selle pealkirjastanud teabenõudena, siis ikkagi oleks oluline talle 5 päeva jooksul vastata ja selgitada, et saime teie pöördumise, aga me loeme selle enda kohta andmete küsimiseks ja selle jaoks on vastamise tähtaeg 1 kuu. Muidugi inimene ja kõik teised on rõõmsad, kui te vastate kiiremini, aga seadus näeb ette 1-kuulise tähtaja. Nüüd olete saanud selle, talle võib-olla ka vastanud pikendamise kohta või selle kohta, et te loete selle enda andmete küsimuseks, siis tuleks vaadata, et kas on võimalik tuvastada, kes selle taotluse tegelikult saatis. Et kui teabenõude saamisel ei ole oluline, teabenõude esitamine on sisuliselt nii-öelda igaühe õigus küsida teavet ja seal ei ole üldse vaja inimest tuvastada, kes seda küsib, siis kui ta küsib enda kohta, siis on see juba vägagi oluline, et me teame, et ta reaalselt küsib siis iseenda kohta. Eestis on muidugi lihtne. Taotlust digiallkirjastada üldiselt sellest probleemi ei ole. Igasuguste välismaiste küsijate kohta saab siis kas küsida passikoopiat teatud juhtudel või kui ta on mingisuguse välismaise digiallkirja meetodiga seda teinud, siis hädapärast tuleb appi ka RIA, kes saab anda hinnangu, et kas see on nii-öelda usutav või on see mingisugune võltsing. Et neid variante on. Aga kui näiteks ta küsib, mis on täiesti õigustatud küsimus, et ma tahan saada näiteks valvekaamera salvestist, kus ma olen peale jäänud, et siis meil ei ole sellega eriti midagi peale hakata, et ta ütleb, et mu nimi on see ja isikukood on see. Sellisel juhul ta peaks siis suutma kirjeldada, et üsna täpselt, millal ta sinna peale jäi, mis tal seljas võis olla, mis ta seal võib-olla tegi. Samamoodi näiteks kõnesalvestiste puhul, et millal ta siis helistas umbes ja millest see kõne võis olla. Et meie siis andmete väljastajana saaksime ikkagi mingisuguse veendumuse, et ta tõenäoliselt ikkagi on see inimene, kelleks ta väidab ennast olema. Ja kui tal ikkagi on kahtlus, siis see on täiesti üldmääruses ette nähtud õigus siis täpsustada või küsida temalt täiendavaid asjaolusid või tõendeid, et ta enda isiku nii-öelda ära tuvastaks, et ei annaks kogemata või et viidakse oht minimaalseni, et kellegi andmeid antakse hoopis kolmandale, kes valetab ennast kellekski, kes ta ei ole. Üldmäärus näeb ette ka teatud võimalused, millal sellise taotluse täitmisest võib keelduda. Eelkõige, kui see taotlus enda andmete saamiseks on põhjendamatu või selgelt ülemäärane. Ülemääraseks loetakse seda, kui inimene väga igasuguste lühikeste aegade tagant küsib jälle, et andke nüüd jälle minu kohta kõik andmed. Et kui see on selge, et selle jooksul andmete koosseis ei muutu ja midagi ei ole muutunud ja pigem tundub, et ta lihtsalt esitab neid taotlusi selleks, et asutust koormata, siis on tõesti õigus öelda, et teate, teie taotlus on ülemäärane ja me seda rohkem ei täida, me oleme teile juba siis ja siis kõik selle välja andnud. Aga muidugi seal on ka teatud piir, et kui inimene küsib, ma ei tea, paar korda aastas ja ongi tõenäoline, et selle jooksul see tema kohta andmete hulk on muutunud või ka koosseis muutunud, siis iga kord küll ei saa öelda talle, et kuulge, te juba saite see aasta, et ärge see aasta rohkem küsima tulge. Et seda tuleb ikkagi alati niimoodi kaasuspõhiselt hinnata, et kas siin võib olla keegi lihtsalt pahatahtlik või keegi on põhjendatult mures oma andmete pärast. Ja võib-olla siis mõned näited, kuidas eristada teabenõuet enda andmete kohta küsimisest ja ka selgitustaatlusest. Et näiteks kui inimene küsib, et teate, mul on seal teiega üks menetlus pooleli, et kuidas sellega läheb, millal ma saan vastuse, millal lõpptulemus tuleb, siis seda tuleks lugeda selgitustaotluseks. Ta ei küsi konkreetselt ühtegi olemasolevat dokumenti, mis oleks teabenõue, aga ta ei küsi ka konkreetselt enda andmeid ega koopiat sellest, et ta pigem tahab teada ikkagi, kuidas menetlus edeneb. Aga kui inimene nüüd ütleb, et ma tahaksin saada loomaregistrist kõik enda kohta käivad kanded, sealhulgas ka logid, siis seda tuleb pidada enda kohta andmete küsimiseks isikuandmete kaitse üldmääruse mõttes. Ja nüüd kolmas variant, kui inimene ütleb, et aga andke mulle välja see konkreetne dokument, kus minu
minu kinnistuga tehti mingisugune otsus, siis pigem tuleks seda lugeda teabenõudeks, sest et see tema kinnistu ei ole nagu lahutamatu osa tema isikuandmetest, vaid ta küsib ikkagi konkreetselt näiteks vallavalitsuse korraldust tema kinnistu kohta ja siis on see teabenõue. Ning lõpetuseks veel paar juriidilist nüanssi, et kui enamikele andmetöötlejatele tuleb see kohustuse regulatsioon isikule siis tema taotluse alusel tema andmed anda ja selgitused anda, siis mis puudutab nüüd õiguskaitseorganeid ja süüteomenetlusi, siis seal ei kohaldu mitte isikuandmete kaitse üldmäärus, vaid siseriiklik isikuandmete kaitse seadus ja täpsemalt paragrahv 24. Üldjoontes on nad sarnased, aga kui nüüd väga hoolikalt lugeda isikuandmete kaitse seaduse teksti, siis seal otsesõnu ei nähta ette koopia saamise õigust, kui küsitakse tõesti siis süüteomenetluses. Et iseenesest ei sisalda see ka keeldu anda, aga saab tugineda sellele, et koopiat ei pea saama. Ja selles isikuandmete kaitse seaduses on ka üsna konkreetsed alused ära toodud, millal siis ei pea seda nõuet või seda taotlust siis täitma. Ja mis puudutab veel isikuandmete kaitse üldmäärust, ehk et see, mis kõikides muudes olukordades kohaldub, nüüd seda õigust piirata inimesel, tema õigust küsida neid andmeid saab piirata ainult siis siseriikliku seaduse alusel, et seda reguleerib artikkel 23 ja annab ette ka väga selged kriteeriumid, et millale see siseriiklik säte peab, millistele tingimustel peab vastama, et selle alusel saaks siis andmesubjekti õigust, sealhulgas siis õigust enda kohta andmeid küsida, üleüldse piirata. Neid näiteid, selliseid korrektseid piiramisi sätteid Eesti seaduses on väga vähe, kui üldse. Tõin ka siia nüüd siis mõningad näiteid, võib-olla koos vaataksime, mis on mis, et kas me oskame siis vahelt teha, kuna see ikka üsna palju tekitab segadusi. Kui tuleb selline nõue teile või dokument sisse, kus kodanik ütleb, et palume esitada koopia nimetatud eelprojekti lehekülgedest või mõnest lisadokumendist, kus mõlemad eelprojekti koostatud firmade juriidilise isiku esindajad on allkirjadega tunnistanud nimetatud töö nende poolt koostatuks või tellijale üle antuks. Mis see siis on? Ta soovib nüüd konkreetset dokumenti, kus oleks sellisel kujul see dokument koostatud. Võimalik, et sellisel kujul ei ole teda koostatud, ei ole kas kõikide allkirju või mida iganes, aga oma olemuselt on tegemist teabenõudega, sest ta küsib dokumenti. Teine pool, kui küsitakse, nüüd tuleb asutusele pöördumine, kus küsitakse, mis oli nimetatud töö maksumus ning millest vahenditest seda rahastati. Töö tellija ei ole eraõiguslik organisatsioon ja seega on tegemist avaliku teabega. Siin, kas nüüd on tegemist avaliku teabega või ei ole, eks seda peab siis otsustama, millistest rahadest midagi maksti või kasutati, aga tegelikult on tegemist selgitustaotlusega, sest juba see küsimus, mis oli nimetatud töö maksumus ja millest seda rahastati, vaevalt, et ühel asutusel on selline dokument, ma võtan nüüd ja teen koopia ja saadan välja, et millisest rahast midagi siis nüüd kasutati või mis oli selle konkreetse, ja küll töö maksumuse me võiksime ju võib-olla mõnest dokumendist saada, aga sealt läheb edasi, et tegemist on tegelikult selgitustaotlusega. Kolmas on siis, millise hanke alusel ja millise kriteeriumite järgi valiti nimetatud firmad selle eelprojekti koostajaks. Üsna selge ka, et ei pruugi sellist dokumenti olla. Kui nüüd on olemas, ütleme, mingi protokoll, kus ongi need asjad kõik välja toodud, võib ka olla tegemist teabenõudega. Aga kui sellist dokumenti teil ei ole, siis on tegemist selgitustaotluse, sest peate hakkama selgitama. Kui antakse märku asutusele, 4. näide siin, et teie veebilehel olev link liigihangete registrile ei tööta, ta ei taha tegelikult mitte midagi, ta tahaks, et te selle vea ära parandaksite, see on märgukiri siis. 5. näide on siis, palun edastage mulle andmekogust väljavõte, milles sisalduks tehingu osapool, tehingu kuupäev, tehingu summa ja tehingu sisu. See on nüüd see eelmine, mida ma just rääkisin siin, et kui me tahame enda poolt soovitud kujul mingit asja, teabenõudena me saame käsitleda ainult siis, kui ta sellisel kujul on väljavõetav.
kui ta ei ole väljavõetav, siis ta läheb selgitustaotluse alla. Et reeglina teabenõudega me ei saa nõuda enda poolt soovitud kujul dokumentide koostamist, kui neid ei ole väljavõetavad sellisel kujul andmekogust. Sellisel juhul loetakse sellised pöördumised ikkagi selgitustaotluseks. Seda lubab ka seadus. Mille poolest nad siis kõik erinevad? Esimene nõue, mis ma tahan öelda, kui tuleb kiri sisse, palun lugege läbi, mida soovitakse. Kas teil on seda teavet saada ja väljastada sellisel kujul, nagu küsitud on või ei ole? Ära lähtu kunagi ainult pealkirjast, sest enamik pöördumisi asutuse poole tulevad nimega teabenõue. Et kui me hakkame ainult sellest lähtuma ja kui me vastamegi teabenõudele ja kui siis inimene ei ole rahul selle sisuga, siis te vastasite ju teabenõudele, siis tuleb kaebus meile, mis siis, et tegelikult tegemist oli selgitustaotlusega. Vahe on selles, et teabenõuetele vastamist reguleerib avaliku teabe seadus, mille üle teostab Andmekaitse Inspektsioon järelevalvet. Selgitustaotluste ja märgukirjadele vastamist reguleerib märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus, mille üle inspektsioon järelevalvet ei teosta. Mis tähendab seda, et me ei kontrolli ka nii-öelda kirja vastuses, kui täpselt on inimese küsimusele vastatud, mida üritatakse meilt ikkagi välja peilida, et te ikka peaksite kontrollima, kas inimene vastas selle, ma sain oma küsimusele ikka vastuse või ei saanud. Teatud inimeste puhul on see siiski ju nii, et sa võid vastata 10 eritamat moodi neile, nad ei ole ikka rahul selle vastusega, sest nad ei saanud seda vastust, mida nad ootasid. Ja alati ei saagi ju inimesele edastada seda vastust, mida tema tahaks saada, vaid ikkagi selliste vastust, mis on, kas seadus sätestab midagi sellisel moel või mida asutus on teinud, mitte seda, mida inimene tahaks. Kui nüüd, nagu korraga enne ütlesin, et nagu kui kõiges pöördumises võib olla teinekord kokku ka 3 erinevat asja, siis märgukiri ja selgitustaotlus läheb ühe ajal vastamiseks, on see 30 päevaga teabenõue tuleks ikkagi täita siis 5 tööpäeva jooksul. Siia juurde ma tahaks ka rääkida nüüd siis sellise näite oma praktikast, kus ka meie võime väga hästi ämbrisse astuda. See ei olnud küll nüüd teabe, kuidas ma ütlen, kirjana saadetud teabenõue, vaid telefoni teel vestlus, kus ka üsna palju asju ju meie käest küsitakse ja nõu ja mida iganes. Helistas kunagi üks kohaliku omavalitsuse ametnik ja ütles mulle, et kas ma võin anda volikogu liikmele rahvastikuregistrist väljavõtted mingi külaelanike nimekirja kohta koos aadriste ja kontaktidega. Teadagi, kohalikul omavalitsusel on juurdepääs rahvastikuregistrile oma avalike ülesannete täitmiseks. Üritasin siis ma välja selgitada, et miks sellel volikogu liikmel neid andmeid on siis vaja, kas see on tal tööülesannete täitmiseks või miks ta neid andmeid küsib. Vastati mulle umbes niimoodi, et ta meil siukene aktiivne inimene, et ta tahab lihtsalt kontrollida ja tunneb huvi selle teise vastu. Vastan siis mina, et lihtsalt huvi pärast või uudishimu pärast andmeid anda ei tohi, et andmed on avalike ülesannete täitmiseks, võib kasutada neid andmeid. Lõppes meie telefonikõne sellega ära. Läks üks 10 minutit või pool tundi mööda ja helistas mulle rahvastikuregister ja küsis, miks te ei lubanud sellele kodanikule või sellele volikogu liikmele andmeid väljastada. Mina puht süüdimatult tunnistan, ilusti räägin jutu ära, teine pool hakkab naerma teisel pool ja ütleb, et sama ametnik helistas siis ka rahvastikuregistri osakonda ja küsis neid andmeid. Mis siis tegelikult tuli välja? Tegelikult oli tegemist revisjonikomisjoni esimehega, kes viis läbi revisjoni ja tal oli vaja neid andmeid oma revisjoni läbiviimiseks. Täielik õiguslik alus andmete töötamiseks ja saamiseks. Oli ka öelnud siis rahvastikuregistrile, ega ma Andmekaitse Inspektsioonile kõike ei rääkinud. Nüüd oleks minu küsimus siis auditooriumile, kuidas te arvate, et saab Andmekaitse Inspektsioonist õige või nii-öelda asjakohase vastuse, kui te räägite ainult seda, mis teile kasulik on ja jätate teise poole rääkimata.
see on ka vahel üks põhjus, miks kui me ka infoliinis vastame, palume mõne küsimuse saata kirjalikult, kui tekib kahtlus, et kas meile ikka kõike räägitakse, mille kohta nii-öelda seisukohta tahetakse. Sest on üsna tavapärane see, kui nüüd selle alusel mingi asi tehakse ja tuleb välja, et see vastus ei olnud õige, on esimene asi, mida öeldakse, aga Andmekaitse Inspektsioon ütles meile. Aga me saame ikkagi öelda seda, mida meilt küsitakse, sest kui te jätate pool juttu rääkimata, mis võib hoopis selle asja teistpidi pöörata, siis ei saa me ka anda teile adekvaatset ja asjakohast vastust. Et alati tuleks ikkagi rääkida nii poolt kui vastu argumendid, kui te tahate tõesti meie nõu saada.